Tere pokkerisõbrad, oleme siis Eesti olulisemal pokkerisündmusel Eesti meistrivõistlused 2015, et minu taga on siis Radisson Blu Olümpiahotell, et tulge mulle järgi, vaatame, kus siis toimub täna rahvaturniiri 1C päev. Kõigepealt uksest sisse minna. Siia ma parkisin oma auto. Et, nagu näha, vist on ka üks diiler minemas sinna, et oleme õigel teel. Nii, Eesti meistrivõistlused 2015 trepist üles. Et kuna turniir on niivõrd mahukas, et siin on täna mängimas 270 inimest, siis on see selleks viidud eraldi konverentsisaali, kuhu me ka lähme praegu. Siin on selline lounge-ala, kus saab puhata ja põhiala siis on nagu näha on siin. Osad inimesed on siis praeguseks juba siis välja kukkunud, aga mängus on veel inimesi palju. Oleme kinni pidnud siin Madis Müüri ja on algamas ja ehk juba siis praeguse seisuga juba käimas siis Eesti meistrivõistlused 2015, et tere Madis! Tere! Et vaatan, sul on uhke märk on rinnas Turnpro, et räägi lähemalt, mis on? Mitte Turnpro, vaid Turnapro eesti keeles ja see on meie turniirivõistkonna uus nimi, et me olime sinnamaani arenenud, kus oleks vaja olnud ka enda nime, brändi ja oma saiti, et oleme juba kasvanud ja arenenud. Ja siis tegimegi, et otsisime mingit sükest nime, mis oleks nii eesti keeles tabav, kehastaks nagu seda, mis me oleme, mida me teha üritame, mida saavutada tahame. Ja samas oleks ka nagu inglise keeles arusaadav, oleks nagu inglise keeles ka arusaadav, et me Eestist oleme. Ja põhimõtteliselt Turnapro eestikeelne tähendus on päris arusaadav ja inglise keeles turn pro tähendab siis ka seda, et üritame elukutselisi pokkerimängijaid ja turniirimängijaid toota või teha. Kuidas turniiriprodel meistrivõistlused alanud on? Algus on vägagi asjalik olnud, et esimese turniiri võitis juba meie eliitmängija Marku Koplimaa ära headsapi. Ja lisaks on Turnapro Semu Henri Käsper rahvaturniiri üks chip-liidritest, et nagu ta Facebookis kirjutas, siis ta ise väga ei pidanudki mängima, Kleeps mängis enda eest, et mängis tema eest, et jah, loodetavasti läheb teistel ka sama hästi. Et kui palju mehi siis praegu või naisi on üldse teil võistlus tules? Kokku on meil õpilasi päris kindel ei olegi, aga kusagile sinna 22-25 vahele. Ja meie kuttidest on ikka suur enamus siin võistlus tules, et ma olen erinevate päevade ja turniiride peale kokku kusagil 25 inimest äkki. Aga mis nüüd põhislõugan on, kas jätkub nagu Prahas, et paneme selga ja kui selga paneks, paneme veel ise selga? Ei tea, päris sükest slõuganit seal ei ole, aga kindlasti siin festivali jooksul selgub. Et Maltal tekkis meil süke oma võidutants, Tšigrin. Oskan öelda seda, et avaleveliga sai juba kämblitud, sai ka all-innis käidud 6-7-8 flopist, kus oli 2 potit, mul oli 9 potist, sai mindud. Vastasel zero shoot-paari ei olnud, seega flipiks ei lennud, viskas kunni ära ja nüüd on umbes 27 000 natuke alla algsteki ja läheb mänguks. Average on vaatan 30, et ei ole veel hullu midagi. Ei ole hullu midagi, siin on mängu küll, aga varsti läheb turboks ja flippamised saavad igapäevaseks, iga leveliseks nähtuseks ilmselt. Vaatan, sul on ilus märk siin rinnas, räägi lähemalt, millega tegu on. See on siin see Madise ja härraste uus projekt, mis oli siin see müüritall, et nüüd on meil siin siis nii-öelda Turnapro, mis nii inglise keeles kui eesti keeles hästi kõlab, nagu uus website ja samamoodi, et õpilaste koolitamine ja Madis vaatas ise siin muigiga kõrval üle, et selles mõttes ikkagi sama töö ja eesmärk on koolitada häid turniirimängijaid, et ootame liitujaid. Kuidas esimene level läinud on?
Kui esimese pausini alguses läks hästi, siis toodi see GoPro kaamera mu stacki jälgima, et kuidas see kasvab ja kahaneb. Ja peale seda on ainult kahanenud. Äkki peaks suurema kaamera mõlema? Ja äkki peaks ära võtta. Võin ühe nõu anda enda lihtsalt, et kui live pokkerit mängite, siis kasutage kindlasti oma time banki. Kõik. Nii et päev 1C on läbi ja pakitakse chippe kotti, mida koheselt hakatakse lahti pakkima, ehk siis kell 10 jätkub, vaatan, proovisin Madise käest ka paar sõna. Madis meil siin võtaks paar sõna, et kuidas 1C nagu kulgenud on? Kiirelt saigi läbi. Inflatsioon oli kiirem kui Venemaal. Blandid tõusid ja isegi ei saanud aru ja nüüd on läbi päev. Et mul on mingi 200 kanti umbes, mis peaks nagu omajagu üle keskmise olema. Et hea situatsioon homsesse, või noh, mitte homsesse päeva, vaid järgmisesse päeva. Järgmised tegelikult juba 20 minuti pärast. Nii, oleme väga koloriitsed kujusid siin kinni püüdnud, et Mati Pirn ja Madis Müür, kas ei ole plaani, ütleme, turnaproodega liituda? On potentsiaali mehena? Stiili on? Kindlasti võib olla. Iga ühel võib potentsiaali olla. Et olemegi sellepärast siin, et on kahekese välja uurida, kus Madis saaksid korraks seda märkmikku näidata, mida kõik inimesed üle Eesti tahaksid näha. Väliselt, nagu korraks sisse viiluda natukenegi. Kohe hakatakse desifreerima. Nii, see on üks osa. Madis, sa saad midagi aru siit? See on lihtne. Mingid numbrid on sellega, nagu raamatupidamine enda džippiseisu arengust või midagi sükest. No peab teadma ju, muidu mis taktikaga peab iga käsi mängima, siin džipi stek on nii lühike, et siin peab iga käsi peab vaatama ja mõtlema, mida teha, et mida lubada, kas saab midagi teha, mis valikud ära kukuvad, mis juurde tulevad. Ongi siin, annad õnnemärgi ära. See on mulle täna siin õnne toonud küll, et mul on džipi-hunnik juba 200 000 kanti kasvanud. See on kõva sõna. Et Henrit aitas ja teisi on ka aidanud. Loodetavasti saab käima ja ülesse ja rahadesse ja kaugemalegi. Nii, Madis, finaallaud. On või? On. No jõudsin. Aga on plaan juba ära ka võita või? No, kui magama laua taga ei jää, siis küll, jah. Pois 10 sekund. Ai. Bad beat. See tegi ühe amatööri via, see kooli
0-0.